Ma arvan, et minu tüüp oleks siuke sõbralik, kellega on lihtne rääkida, no ei pea olema konkreetselt nagu mingi loomeinimene, aga võiks olla nagu natukene, sest ma ise olen. Ja siis nagu keegi, kellega midagi ühist oleks lihtsalt. Ja täna vaatame, kummaga neist tekib tal klikk. Minu nimi on Marika, olen 18-aastane, elan Tallinnas. Mulle meeldib vabal ajal olla sõprade seltsis, magada, kohvi meeldib juua ja magusad asjad meeldivad väga. Mina olen Seril, ma olen Tartust, nüüd ma elan Tallinnas. Ma olen selline, ütleme nii suht igav, et töö, trenn, kool, aga tegelikult kui ma saan sõbrannadega kokku, siis olen mina see nii-öelda kambavaim. Ma olen suhteliselt otsekohene, üritan kõiki saada tegema kõige hullemaid asju. Okei, nad mõlemad tunduvad ju kirjelduse järgi täitsa toredad inimesed. Aga kõik, kes on kunagi tutvumisäppe kasutanud, teavad, et eelkõige loeb välimus. Kohe saadavadki osalejad endast kõige ilusama pildi. Kumba sa pildi järgi valiksid? Kohe esimene asi, mis paistab silma, on kerge tattoo, on õla peal. Ma ise lähen kusjuures 6 aja pärast uut tegema, nii et see on väga cool. Täiesti normaalne inimene tundub olevat. Tundub siuke rõõmsameelne, esimesena vaatad. Tundub, et ta on kusagil kohvikus, nii et äkki meeldib toite nautida. Nii raske valida enne vahel nagu räädud. Sa valid tema, jah? Jah. Okay. Nüüd aga vaatame, kas tal ka päriselt sama inimesega klikiks. Pimesi. Nii, mida sa mitte kunagi ei teeks? Ei läheks rannamajja. Sama. Ma ei teeks aineid, midagi siukest ja loodan, et ma ei nakatu nendesse noortesse, kes suitsetavad. Mulle ei meeldi suitsetamine, ma olen täielik vastane sellele. Olen kunagi suitsetanud küll, jah. Aga mitte enam nii väga mingi pidudel ja nii edasi. Ma arvan, mis praegu väga popp on, et võtta ennast paljaks näiteks OnlyFansis. Seda ma ei teeks. Never. Nõustun. Pigem nagu just vastupidi, et mida nagu võiks teha, et sellist igast nagu, ma ei tea, proovida ära mingid bensihüpped ja asjad, et see oleks ülikõva. Tahaks nagu sikliga sõita, tahaks sellist asju teha. Lumelauaga sõidan. See on juba nagu päris äge mu jaoks. Kuidas sul? Ei, ekstreemsused mulle meeldivad. Kunagi sõitsin ka kusjuures laudaga, nagu lumelauda. Aga nüüd mitte enam nii palju, nagu nüüd ma sõidan nagu vahepeal lihtsalt võiki, aga see on nagu nii hobi korras. Ja võiki tahaks ka proovida, seda ma pole jõudnud ka teha. Ei ole julgenud? Ei ole jõudnud, aga ilgelt tahaks proovida. Ja, see oli absoluutselt. Kirjelda enda elus seni kõige hirmsamat hetke. Võib-olla ma seda võib-olla ei avaldaks, sest et see on... Okay. Ma võin ise öelda, füüsiliselt nagu kõige hirmsam hetk oli, ma arvan, siis kui ma hüppasin lennukist välja, langeväärhüpet tehes, siis see oli nagu hirm ja vabastus nagu samal hetkel. See oli nagu hirm nagu mingi terve see aeg, kui sa sinna üles nendad ja siis nagu hirm selleks sekundiks, aga see nagu kohe kaob lihtsalt. Selline nüüd, millele mõtled, on see, et kuidas ma käisin Aussis ja ma olin seal just siis, kui olid meil mega lähedal olid need metsatulekahjud. Meil oli nagu suht safe, aga võib-olla see on selline, mis nagu paneb mõtlema. Mis toit sa oleksid? Ma ei tea, mis toit ma oleks, ma ei tahaks olla söödav. Aga kuna mu enda lemmik on Caesari salat, mida ma ise oskan väga hästi teha,
Siis võib-olla Caesari salat. Oi, hingelähedane teema. Toit. Ma arvan mingi ülihead mingid ribid. Mis asjad? Ribi. Ribi. Sealiha ribi. Ma ei tea, see oli esimene asi, mis mul pähe. Ma oleksin ilmselt kas midagi rikkalikku või siis midagi nagu mitmekesist, vaata. Mille oleks nagu mitu külge, näiteks sushi, mis on pandud nagu seal on hästi palju elemente, vaata. Ja see maitseelamus, mis sa saad, vaata. Okei, see on päris tahaks seda anda kellegi. Ma lasen sulle ühte lugu, mida ma olen viimasel ajal palju kuulanud ning siis küsin, kuidas see sulle meeldib. Muusika väga. Ma kuulan siukest tümmilaadset. Võib-olla kuskil õhtul, kui ma joon teed, siis võib-olla ta seal oleks kuskil. Ma ei tea, ma väga teed ka jooni, et... Ma olen ka praegu suht sama muusika vaibi peal. See oli päris hea. Ma tahaks pärast seda lugu. See on tegelikult üks lugu, mis ma lasin mingi 6 aega tagasi umbes välja. Ja, ma olengi nagu produtseerimisega tegelenud mingi 4 aastat umbes nüüd. Ups. Aga kas sa oled ise ka loova inimene või oled kokku puutunud sellega? Ise ma ei tee, võib-olla ma ütlen otse välja ka selle, et ma ei oska midagi siukest teha ja ma ei teeks ka mingit saasta. Jaa, see on väga aus, Kui sa midagi teed, siis juba tee hästi, vaata. Mina laulan juba väiksest saati. Mul on alati muusika olnud hästi hingelähedane. Selles suhtes, kas sa oled nagu ise nagu kirjutanud ka muusikat või sa lihtsalt nagu laulda? Ma ise nagu, ma ei ole nii loominguline, et ma suudaks nagu midagi välja mõelda, aga ma pigem nagu siis kompenseeriks seda laulmisega, sest mulle hullult meeldib laulda. Nii. Kas sa oled kunagi kedagi löönud? Auts! Kuna ma olin väiksena väga julm ja võib-olla on veits valus seda meelde tuletada, aga ma olin väga hüperaktiivne inimene. Ma olin väga julm inimene. Kuna ma ise ei kartnud kõrvanäkäseid, ma peksin kõrvanäkästega ühte tüdrukut, ma lükkasin ta kõrvanäkäste põõsasse ja nii edasi. Olen teinud väga halbasid tegevusid, aga seda ma enam ei taha teha ja sellepärast mu unistus, kuna ma saan aru, et ma olen ise valesti teinud väiksena, siis mu unistus ongi saada nüüd siis politseinikuks, kes seda kõike nagu haldab või vaatab üle, et selliseid asju ei oleks, sest ma ise tunnen ennast süüdi, mida mina kunagi väiksena tegin. Muidugi olen, sest et ma olen päris pikalt käinud tai-boksis. Ma ise ei ole nagu tai-boksiga kokku puutunud. Ma olen nagu muude nagu judo ja jiu-jitsuga olen puutunud kokku. Hetkel käin lihtsalt jõusaalis. Nagu mängisin korvpalli mingi 7 aastat umbes ja siis vigastuse pärast lõpetasin ja olin liiga halb ilmselt. See oli üks põhjus ka, miks ma lõpetasin ilmselt. Ma ei tea, nagu... Ma olen ka kossu mänginud kunagi. Oled või? Jaa. Vapse. Aga ma arvan, ma olin ka lihtsalt nii halb, et ma ei tahtnud käia rohkem. Me oleme võrdsed vastased siis. Jaa. Võime 5 miinust mängida. Okei. Kas sa pigem petaksid või saaksid petetud? Damn. Mitte kumbagi. Ma ei tea, valus on haiget teha. Või noh, selles mõttes petta. Samas on endal ka valus. Ma ei tea. Jään vastuse võlgu. Kas sul on olnud mingi
kogemus sellega või kui see on nagu liiga halb kogemus, siis ilmselgelt sa ei pea nagu seda väljendama, aga... Jah, on petetud ja see on valus, aga mis teha, no? Lollidest tuleb kuidagi lahti saada. Aus. Aga mina ise ei ole niimoodi. Okei, mõlemad pidi on väga nõme, sest et elada süütundega on väga ränk. No siis ma pigem valiksin, et mind petetaks, aga siis ma saaks sellest teada. Ma nagu tean või oskan seda kaasa rääkida. Ma olen ühe korra ise olen olnud seal augus, kus ma olen petnud ja siis see on kõige rõvedam tunne, mida sa üldse oled kogenud ja siis sa tead, et sa ei taha mitte kunagi seda teha. Öeldakse, et cheaters will always be cheaters, aga mina ei usu seda, sest et kui sa nagu tunned seda tunnet, siis sa ei tee seda enam minust kunagi. Päris ausalt ta välja ütles selle. Ei, peab aus olema. Lähme edasi siis. Kas sünnipäeva suure peoga või paari sõbraga? Kuna mul on olnud kogemusi, et need suured korraldamised võtavad nii palju nagu seda jaksu ära, et ma ei suuda lõpuks seda sünnipäeva nautida, siis ma pigem ütleks, et nüüd kõige lähedased sõbrad ja siis saab palju pulli. Pigem paari sõbraga, ma ei ole väga suur pidutseja, võib siuke ootamatu tulla, aga et ei ole käinud elus mitte ühtegi korda klubis, mitte midagi siukest, et pigem olengi olnud oma sõpradega oma seltskonnas kuskil 6-7 inimest ja minu meelest see on palju parem kui mingi karjaga kuskil laaberdada. Ma kusjuures nagu nõustun isegi kind of. Nagu ma olen klubides käinud suhteliselt palju, aga nagu jällegi mul on ka nagu, mis mulle hästi kõige rohkem meeldivad, on nagu mingi majapeod või kus sa nagu kõik on nagu koos lõpuni ja sa ei kaota kedagi ära ja nii edasi, aga kusjuures klubi peod võivad olla ka väga nagu lahedad siis, kui on nagu väga hea üritus, nii et ma soovitan kunagi ära proovida. Ei, okay. Aga tundub, et küsimused on otsa saanud. No nii, kumma inimesega sul parem klikk tekkis? Esimene tüdruk tundus hästi siuke konkreetne, teab, mida nagu ta tahab ja nagu tundus hästi korralik, oli hästi aus, aga samas nagu miinus oli see natukene, et nagu võib-olla, et võiks olla nagu rohkem nagu vabam. Ta ei ole kunagi nagu peol käinud, aga teise tüdruku kohta lihtne oli rääkida temaga. Ta oli ka hästi nagu sportlik, oskas laulda. No see oli natuke miinus, et ta ei olnud nagu nii loome inimene võib-olla, et ta nagu on mingi kirjutaja või mis iganes, aga kuna ma rohkem miinused ei oska otseselt tuua, siis ma arvan, et ma valin jutu järgi neiu number 2. Aga kas ta eelistas sama inimest ka pildi põhjal? Tere! Väga meeldib. Jaa, täiega äge. Ma valisin sinu siis selle poolest, et ma ei tea, sinuga oli lihtsalt lihtne rääkida nagu. Tänases saates tekkis tõeline klikk ja nad lähevad ka päriselt kohtingule. Ma ei tea, ma võiksin vabalt rääkida nagu edasi. Sellepärast ma enne ei küsinudki vaata küsimusi. Ja see mõtlesin sama. Nende esimesel kohtingul saad silma peal hoida Kroonika sotsiaalmeedias. Järgmise korrani!